tere, Kirsti! No tere, Urme! Nali on ju nüüd selles, et mitmenda korda me püüame podcasti teha? No ikka püüame juba. Kes neid kordi siis nii täpselt ikka loeb? Esimest korda rääkisime ämbri sees, sest et ruum oli vale. Tõsi. Teist korda oli meil tund aega vaikust. Jah, aga vaikus oli failis on ju. Ja, siis meil oli tehnilistest oskustest puudu. Ja. Et nüüd me tulime siis podcasti tegema spetsiaalsesse kohta, siin ei saa midagi nässu minna. Looda saa. Ma tahaksin ühe võla teha tasa su tütrele, sest tookord, kui me lindistasime eelmist podcasti, kus vaikus oli, siis su lapsel oli sünnipäev. Jaa. Me õnnitleme teda tagantjärgi, sest ta tuli tookord nii ilusti välja, kõik õige päev oli, aga ei saanudki eetrisse, on ju. No kui ei saanud jah eetrisse selles mõttes, et aga ütleme ausalt, et kui meil eriti veab ja sellepärast ma vaatan ka telefoni, siis siin võib muid sünnipäevi olla tänasel päeval, aga meial ei tea, on ju. Sellepärast mul on telefon kogu aeg käpa otsas ja ma olen nii-öelda natukene endast väljas, et põnevad ajad. Sa hakkad vanaemaks saama. Isver kui äge. Okei. Jah, näed, see on väga suur uudis. Sina kalimist lahti, eks? Muidugi olen, see on ju ka ju... Me saame ju kõik kambaga vanaemaks, aga ma siis üksi ei hakka ju vanaemaks saama. Ja. Ehk siis võib-olla kuuled, tead, et mis asi see nüüd jälle on, mida me siin teeme, on ju. Ja tegelikkuses ju võib-olla see logogi ütleb ära, mis teema on ju. Elu 50+, mis tähendab seda, et tegemist, need teemad, mida me hakkame puudutavad ikkagi 50+ inimesi, on ju. Ja mina kunagi tulin selle peale ühele mõttele, siis sina liitsid teise mõtte veel juurde, siis tuli 3., 4. ja nüüd me oleme siin maal, et me ikkagi otsustasime, et me tahame oma mõtteid tuua välja ja vaadata, kas sellel on nagu tagasisidet, on ju. Jah, selles mõttes, et nagu sa vist nägid mu näost, et kui me uksest sisse tulime ja ma nägin, et elu 50+, mu esimene reaktsioon oli appi, kuna minu jaoks ei ole ju üldse nagu, kuidas ma ütlen, mul ei ole nagu pikk aeg, kui ma elan nii-öelda avalikult selle teadmisega, et tegelikult olen 50, selleks oli ühel nendel meie lindistustel, mida me nüüd küll purki ei saanud, aga kus ma naersin ju, et ma tulin ju kapist välja tegelikult, et kus ma esimest korda... Ma arvan, et ütlesingi esimest korda nagu selles mõttes avalikult, et okei, küll sulle, aga ütlesin esimest korda välja, et tead, olengi üle 50 juba on ja et ma olen ka nagu siiamaani olnud kogu aeg 30+ millegiga ja ma olen vahepeal juba ise ka täitsa ära unustanud, et kui vana ma siis olen ja mis siis sellega on, aga tegelikult niimoodi vaadates seda siis, no ma ei tea, minu meelest elu on ülimalt äge ja sellepärast me nagu tahtsimegi, et jagada neid teemasid, et mis see elu 50 siis nagu tähendab ja 50+, et see on üks väga põnev aeg. Ja sinu täpselt sellest ju tulebki välja, et palju on stigmatiseerimist on ju, et kuidagi arvatakse, et see 50+ on nüüd mingisugune teisejärguline või nagu ei tähendab mingit tohutut taaka või koormat või mis iganes või et kõik asjad on läbi ja otsas on ja ei ole ju tegelikult on ju. Mis seal muideks hirmutab, kui sa praegu ütled niimoodi, et oled sa ise mõelnud? Ma arvan, et esimene on tervis, kui ma ise mõtlen oma tuttavate järgi, sellepärast, et kardetakse, et tervis hakkab nagu kiiresti halvenema, on ju, kuigi tegelikult me hakkame ju vananema palju varem, eks ole, mitte 50. Siis on muidugi mure töökohtade pärast, on ju, ka sotsiaalne elu ei ole 50+ inimestel meil Eestis väga sükene, ikkagi on jälle mingit sükest, ma mäletan, ma käisin paar aastat tagasi ööklubis ja ma mõtlesin, ma lasteaia peole tulnud, vabandust, ma ei taha kedagi solvata, aga ma ei tundnud, võib-olla ma oleks tahtnud natukene kuidagi oma vanuseid või siuke, muusikavalik oli ka vale, ma ei saanud. Aga kus ma siis lähen tantsima, on ju? Et siit tuleb ka esimene mõte, et palun teeme ööklubi, mis kell 6 teeb uksed lahti ja kell 11 paneb kinni, et ma tahan siis koju. Ma tahan magama mingi ma tahan tantsida, aga ma ei jõua üleval üles, sest ma ei taha olla üleval, ma jõuaks küll, aga eks ole. Et kõik siuksed asjad ja üks väga suur teema, mis mind isiklikult puudutab ka ja mis mul meeldiks jagada ja kuulata arvamust on elukestev õpe. Sest me mõlemad sinuga oleme muutnud oma elu 50+ vanuses täiesti teise suunda. Ja see on tegelikult tuleb välja, et on võimalik küll, on ju. Ja meil on nagu just huvitav sinuga võrreldes, et
sinul on võib-olla olnud seda kergem natuke majanduslikult teha, minul pigem on lihtsalt see, et ma muutsin täiesti suunda lihtsalt sellepärast, et ma sain aru, et see vana enam ei toiminud, on ju. Et selle taha näiteks, kui inimesed ütleb, ma ei saa õppima minna, siis mul ei ole raha või midagi, siis on ju hea uudis see, et Eestis on tasuta õppimine. Veel. Aga kauaks? Jaa. Mitte väga kauaks on ju, ilmselt, sest maailmale tuleb järgi minna ja mujal on ju, igal pool on ju õppimine tasuline on ju. Et kindlasti ei ole juttu ülikooli haridusest, eks ole. Täiendõpped, sinagi ju hiljuti tegid mingi aastase või? Mis teema see oli? Kuule, ma olen ka siin täitsa palju jõudnud nii-öelda, kui ma vaatan veel, et 50+, et siis mõtlen just, et ma olen nagu tegelikult 2 täiesti teist eriala ju siin õppinud, et ma kõigepealt õppisin coachiks. Ma olin Estonian Business Schoolis oli ühesõnaga coachingu koolitus, kus ma osalesin, ma olen täitsa erinevates programmides seal osalenud ja siis ma olin ka juba ju tegelikult 50 täis saanud, sinna läksin, et hästi põnev ja siuke, no ma arvan, et eriala valik oli ka selline, et elumuutused kaasnevad sellega, mul on siuke tunne nagu nii ja naa, kuna et kõigepealt ikka tuleb endale otsa vaadata ja peegli ees asju arutada ja hästi palju nagu võib-olla siuke peatumise tunne või see, mis sealt sellega nagu tekkis, et hakkadki mõtlema nagu elu üle ja asjade üle, et ma arvan, et see oli mulle vist selline hästi kuidagi elumuutev samm tegelikult ja ainult ägedal viisil ja heal viisil, et ma olen nagu üliõnnelik ja ülirahul, et ma sinna läksin ja ülikihvt, et olen saanud ka sellega tegeleda, on ju. Ja siis teine asi, mis minu ellu tuli niimoodi täiesti nagu oli ju see kunst, et mis hakkas ka umbes võib-olla ma siis veel päris 50 ei olnud, kui ma sellega tegelikult tegelema hakkasin, aga täiesti lambist või niimoodi suvaliselt täiesti üllatuslikult järsku tuli mu ellu ja nagu võlus mind ka ära ja võib-olla mitte isegi niivõrd see mõte endast kui kunstnikust ja mitte see, et ma nüüd arvaks, et ma teen midagi tohutult ägedalt, aga pigem ma armusin ju sellesse protsessi, et kui sa hakkad nagu tegema mingit loomingulist tööd, sellist kunstiteost näiteks sa maalid, et see mulle nagu tundub, et aju keerab ennast peast teistpidi ja tegelikult ongi sa hakkad teist poolt ajust kasutama ja iga kord üllatud, et kas mina tegin siukse asja, et kust see tuleb ja see on kuidagi olnud nii äge, et nüüd mul on nagu hästi tugevalt tegelikult elu seotud selle kunsti poole ja sellega ka ja see on nii põnev ja see on nii uus ja see on kuidagi nii selline äge olnud, et mulle on hullult meeldinud see. Ja me räägime ikkagi siis, et sa ise maalid on ju, mitte nii, et sa ostad kunsti või müüd kunsti, vaid sa ikkagi ise hakkasid nagu maalima, on ju? Jaa, see oli see, mis mind nagu jah, niimoodi seal ilus selles nagu kõige rohkem, et ja, no vot ja teine siis vaade oleks siis minu poolt ju see, et sotsiaaltööd õppimine ülikooli, et 53 aastat esimest korda elus üldse ülikooli haridust omandada, et need hirmud, mis mul enne olid, nüüd muidugi ammu juba otsas neid ei ole, eks ole, sest et ma esimene aasta on ju läbi, ma käin ju teist aastat. Aga ma mäletan nii hästi seda, kuidas ma olin täiesti kindel, et ma ei sobi mitte kuhugi, sest minu viimane õppimine, kus saadi mingi selles mõttes mingisugune riiklik tunnistus oli ju 80, millal me lõpetasime sinuga keskkooli, on ju. Come on, sellest oli, ma ei tea, aastaid möödas. Et tegelikult võib-olla ongi vaja sellist motivatsiooni ja natukene niisugust julgustamist ja et inimestele seletada ära, et mis selleks näiteks teha üldse vaja on, et kas ma sobin või ei sobi või inimesed nagu ei julgegi mõelda, et äkki ma võiks kooli minna. Aga miks mitte, on ju, sest täiendõppe võiks olla näiteks esimene, et ei pea kohe ülikooli minema, sest täiendõppeid ma olin võtnud enne mitu aastat, käinud niimoodi kursustel, on ju. Et aru saada, kas ma üldse oskan õppida, see ununeb ära ju, on ju. Sest tänapäeval on nii palju erinevaid õpistiile ja asju, kuidas endale omandada seda tarkust, ja vahendeid on ju erilisi, eks ole. Ja kui me mõtleme selle peale, et ega nende vanade haridustunnistustega väga kaugele ei purjeta enam tänapäeval, sest et kõik muutub nii kiiresti, on ju. Ja see, kui mina sinu juurde selle jutuga tulin, et teeme mingi sellise toreda asja, oli ju tegelikult see, kui ma ütlesin sulle, et inimesed ütlevad 50+ vanuses, et kui ma küsin, mis plaanid on, siis ütlevad, et pensionit ootan.
ja ma tean, ma olen ka seda kuulnud ja no ei saa ju, esiteks läheb umbes 4-15 aastat aega veel, eks ole, ja teine asi on see, et mis siis juhtub, kui pension tuleb siis, et mis siis teil lähen koopasse elama või? Ja. Tegelikult me oleme ilmselt sellel ajal ikka üsna vitaalsed, on ju, noh, muidugi võib olla tervise halvenemine ja kõik, aga ma ei ütle. Aga nüüd lihtsalt 53-selt näiteks istuda ja oodata, et üks päev on 67, siis ma olen pension ja mis siis saab? Mis edasi saab, on ju? Jah, see on tegelikult põnev teema, vaata, ma endiselt mõtlen, et me oleme ju palju tegelikult rääkinud sellest, et kuidas eri vanuses olevad inimesed on tegelikult nii eri vanused, et see on ka vaata, ma ei teagi, kas see hakkab ikkagi peast pihta ja kuidas me sellesse suhtume, et sa kindlalt mäletad, et meil ei ole ju siin juba aastaid tagasi, kui me olime kuskil oma sõpradega kuskil, kui keegi ütles, et mis meie nüüd, et me oleme siin vanad inimesed, mina ütlesin alati, et jätke mind siit jutust välja, et minul on ema ka veel noor, et mina ei ole veel vana inimene, ma ei kavatse niipea vanaks saada ka veel. No just. Ja ma arvan, et vaata, ennem küsisin sinu käest, et mis nagu sind seal hirmutas või selles, et ma just ise mõtlesin, et mis mind ennast siis hirmutanud on, et miks ma nagu ei ole tahtnud öelda varem üldse, mõelda isegi selle peale, et ma olen 50, et arstilegi sai öeldud, et ei, teil on mingid valed andmed seal. Mina olen ikka 39 kõige rohkem. Aga ma arvan, et see ongi mingi selline nagu mõte sellest, et kuidagi see 50 on nagu hirmutanud või tekkinud nagu selline, et appi, et ma ei tea, mingi nagu pool äkki millestki või et kuidagi see saad ja siis nad ütlevad ju, et nüüd hakkad nagu elu, mis on järgmist 50 teist poolt käima, ma ei tea, see kuidagi kõlab palju õudsemalt, kui see tegelikult on. Selleks, et tegelikult ei tahaks ju praegu ära vahetada absoluutselt seda nagu hetke, kus me oleme ja nagu ma mõtlen kogu seda tarkust, kõike, mis nagu elu jooksul on saadud ja kõik see, et mingil juhul ei tahaks ära vahetada. Aga mis asi see ikkagi on, mis sellest nagu hirmutanud on, see on nagu põnev mõelda, on ju? Kuna me tuleme sinuga ikkagi sealt me oleme nüüd olnud ühes ühiskonnas, kus nõukogude ajas on ju. Ja ma ükspäev rääkisin inimesega, meenutasime nagu, et millised olid vanasti 50-aastased inimesed, kuidagi olidki vanad nagu või. Kas vanasti mitte ei minduki pensionile 55-aastaselt on ju? Tead, ma arvan, et mind ja ma tahtsin sulle näidata, võtsin kaasa spetsiaalselt, kuule, et ma näitan sulle ühe toreda pildi, mul tütar saatis mulle selle üks päev ja küsis, et kes siin selle pildi peal on ja vaata, kas sa tunned ära, kes seal pildi peal on? Siin ilmselt oled sina üks. Mina ja minu väike venna ja minu vanaema, kes on siin pildi peal umbes sama vana kui mina praegu. Ja see oli nagu see point, miks ma mõtlema jäin seda, et no ma arvan, et midagi nagu on teistmoodi. No ikka väga palju teistmoodi, see on ikka väga palju. Jah, aga tõenäoliselt tal on ka vaata raskem elu olnud ja kuidagi ajad on teised ja kõik teised, midagi on nagu muutunud, aga see oli selline nagu tegelikult hästi armas foto, väga liigutav kuidagi aga see, et kui teistmoodi me ikka vananeme, ma arvan jah, et või siis on ainult see, et me näeme ise seda ja teised ei näe, teised ütlevad ja sa oledki selline, sa lihtsalt ei saa aru. Vana. Ja mis see vanus on, minule meeldiks mõelda, et selle vanuse taga ei ole mitte vana kui vana või uus ja vana, vaid et selle taga on just see kogemus, et nagu kogenud, eks ole, kogemused elus on ju. Ja hea, et sa sellest räägid, sest et kui ma mõtlesin selle peale, kui ma olin 30, siis ma ei kujutanud ette, et üldse 50-aastased inimesed üldse midagi teevad. Nad lihtsalt istuvadki, ootavad oma surma. Või teine hea näide oli see, et meil on see meie klassi chat, millest siin just paar päeva tagasi tuli uudis, et meie esimese klassi õpetaja sai just 100-aastaseks, on just. Palju õnne, armas Aili Sürjanova, on ju. Aga see reaktsioon, kui me hakkasime mõtlema, et kui kaua sellest on, kui me tegelikult kooli läksime ja meile tundus, et ta on siis juba vana, et 70 vähemalt või 75 on ju, nagu kuidas sa väiksena või lapsena, mis sa mõtled, mis see vana on ja mis see siis, 30 oli vist ikka väga vana juba, on ju. No ikka oli vana, lapse pole see, mina mäletan küll, et oli ikka vana oli. Ja. 50 oli peaaegu surnud, eks? Põhimõtteliselt jah, nagu see. Viieka võlgu. Aga jah, et siis hakkad nagu mõtlema, et see perspektiiv ka muutub, on ju. Ja tänapäeval igasugused võimalused, toredad ja kõik asjad ja kui sa jätad ise elu seisma endal,
siis ega keegi teine seda sul edasi ei vea. Jällegi ei ole ju mõte selles, et need 50 pluss inimesed peaks hakkama trampima samamoodi nagu 20-sed või nägema maailma. Vastupidi on ju. Just see kõik, kuidas me näeme seda maailma ja see meie soov nüüd kogeda hoopis teisi asju selles vanuses on ju just nii äge on ju. Ja mina ütlen seda, et õppimine, elukestev õppimine on üks suuremaid noorena hoidmise asju. Kui me töötame, kui oma aju on ju lihas teatavasti on ju, ja kui me oma aju ikkagi kasutame, siis mina arvan seda, et see aju saadab neid signaale kuskile mujale ka, et kui ärge veel rakud vananege. Et mul on ka selline tunne, et kui see ülevat nagu kuppel on korras on ju, ja tegelikult see laiendab maailmavaadet, sest mul on ju jälle enda juures hea võrdlus see, et aasta tagasi, kuidas ma maailma nägin, kui ma läksin esimest korda, astusin Tartu Ülikooli Pärnu kolledži uksest sisse on ju, ja mida ma praegu tegelikult, kui palju on enesekindlust juurde tulnud, see on juba üks asi. Ja soov nagu veel rohkem teada, see on nii põnev on kõik on ju. Kõik muidugi ei sobi ja ei meeldi, see on, ei saagi meeldida. Aga on mingid teemad, mis mind väga puudutavad ja siit poolt tervitan meie sotsioloogia õpetajat Liina Kääri, et tema süstis minusse kuidagi ka mingi siukse huvitava siukse asjad, ma nüüd vaatan vanemaid filme ja asju, kõik leian mingisuguseid asju sealt, noh, nii naljakas on ju. Vanasti me ei osanud üldse niimoodi vaadata, jah, lihtsalt vanasti elati nii, aga nüüd ma saan nagu aru sellest, et näed, niimoodi käituti ja see oli sellepärast ja noh, see on nagu nii äge on ju. Ja meie võiksime ka olla 60 pluss inimestena ju sotsiaalselt ju aktiivsed. Ja kui me ootame juba praegu pensionit, siis no mida ma siin enam olen aktiivne on ju. Aga huvitav, mis seal taga siis on, et kas see on nagu, et kas see on kuidagi meil juba, kas see on mingi rahutus või mis asi see on, et miks osad hakkavad ootama ja miks teised ei hakka? Inimesed on ka väsinud elust, kui sa oled terve elu nagu hästi palju vaeva näinud ja tööd teinud võib-olla on ju, siis sa arvad, et justkui kui see pension tuleb, et siis ma saan lõpuks puhata on ju. Minu arust on pensionäridel kõige rohkem tegemist. Mul on tädi, kes on olnud aastaid ju pensionil ja mul on väga raske taga ühist aega leida, et ta kokku saada, tal on kiire kogu, et ta teeb miljonit asja on ju. Ja noh, see ei ole ju see, et ma saan pensionipileti kätte või selle tõendi on ju, ja siis ma lähen laman kuskil või noh, ainult tõusengi hommikul üles, vaatan aknast välja, joon kohvi ja lähen jalutan, lähen tagasi istun, no, ei ole niimoodi, sa ei jaksa seal olla. Noh, ma räägin, teine asi on jälle see, kui meil on tervisega mingid piirangud ja asjad ja me ei saa võib-olla lubada, et me aktiivset elu elame, see on teine asi, aga seal on võimalik ka ju tänapäeva tehnika imede juures on ju võimalik sotsialiseeruda ükstapuha kas või läbi, ma ei tea, veebi, mismoodi on ju. Et pigem selle tol ajal selle mõtte, mis mul nagu turgatas pähe, ongi see, et kui me räägime sotsiaalses mõttes ja üldse ka riigi vaates, siis riik oleks ju ka väga huvitatud, et meie inimesed tegelikult on esiteks IT-teadlikumad, sest et Statistikaameti numbrite järgi väheneb väga suurtes protsentides just 50 pluss naiste IT-oskus. Meestel see number ei ole nii suur. Mehed justkui hoiavad ennast nagu tasemel nagu pikemalt on ju. Ja tänaval ei saa ilma hakkama, sest et kui 50 pluss inimene ei oska ise oma arveid maksta ja näiteks ongi see, et kui sa elad kellegiga koos ja kui see teine kõrvalt ära läheb, mis sa siis teed? Kui see teine on kõik sul ära teinud. Noh, on ju näiteid küll olnud, kus üks abikaasa sureb ära ja teine ütleb, et ma ei tea, kus ma puid saan või kus ma arvet saan maksta või kes mul prügi ära viib või mis ma pean tegema on ju. Et noh, see on nagu kurb, eks ole, noh, alati on võimalik abi küsida ja tänapäeval on selleks toe tulema, aga võib-olla oleks hea ikkagi teada ja koos teha neid asju ja olla nagu ajakohane on ju. Et ja noortele hea uudis see ju, et küll me siin rõhume täna 50 pluss inimestele, aga need noored võiks olla huvitatud, et nende emad ja isad lähevad õppima, sest et siis me ei lähe ju nende turja peale nii paras, et nendel on ju kohustus meid üleval. Saad aru, et kui me oleme nagu vitaalsed, mida kauem me oleme, seda vähem nad peavad meiest nagu hoolitsema, noh, nendel ka tore, eks ole. Ja noh, kõik siuksed asjad, ma just mõtlesin, et kuidas oma lapsele seda või oma tütrele, täiskasvanud tütrele siis seda nagu ette sööta, et miks ema õpib kogu aeg ja üldse ei tegele vananemiseks, ma ei taha, sest et ma säästan teda, et ta ei peaks muretsema minu pärast ja hakkama minu eest hoolitsema. Jah, see on väga hea point. Kaua sa elada kavatsed? See on hea küsimus, kui ma võtan oma suguvõsa järgi, siis keskmine 85 äkki või? Palju Eestis praegu muideks on? Naised elavad kauem, jah. Mehed olid äkki 70 millegiga, 74-56 äkki või ja naised oli 80 algus seal 2-3-4, ma täpselt seda statistikat ei mäleta kahjuks,
aga jah, ja kui arvestada sellega, et meil on tegelikult üle 300 000 50 kuni 69 vanuseid inimesi, siis paljud nendest üldse on sellisel järjel, et näiteks kui nad töö kaotavad, et nad saaks uue töökoha valida. Mitte see, et ma võtan selle, mis üle jääb, et midagigi oleks, on ju. Ja tegelikult või ütleme, need täiendkursused ja asjad kõik, mis on, need annavad tänapäeval juba selliseid tunnistusi, millega ma võin tegelikult minna ja öelda, et ma olen oma oskusi uuendanud, on ju. Ehk siis, kui ma mõtlen, ma olen 85-ni, sinna on kõva üle 30 aasta. No ma ei usu, et ma istun sellest pool diivani ääre peal. Ma väga kahtlen. Ma tegin ühe teise asjaga seoses, tegin väikse mini-intervjuud, tegin Pärnu kolledžis. Ja ka niisugune, ütleme 50+ inimest, et üks oli küll alla 50, aga jõuab ka sinna vasti. Ja küsisin, et mida nemad nagu sellest elukestvast õppest arvavad. Ja kõik ütlesid, et nende arust on see nagu täiesti normaalne või aga see ongi see, et sa pead kuskil pihta hakkama. Sest et põnev on ju teada saada asju, miks mitte on ju. Ja ma ütlen, kui sa veel ei pea, näiteks see, inimesed ei tea, et võivad ju töölt vabu päevi küsida. Tegelikult õppimise jaoks. No, õppimise jaoks, jah. Ja, kardavad, et kuidas ma olen käinud tööl, ma ei saa. Aga on ju olemas neid täiendkoolitusi, mis nädalavahetustel on ja mis õhtuti on ja võib-olla natuke on vaja pingutada, muidugi see läheb nagu sellest mullist tuleb välja tulla, see võib-olla on alguses keeruline, minul oli esimene poolaasta oli väga keeruline, sest ma ei osanud õppida. Ma ei osanud nagu läbi töötada teksti, ma lugesin, ma sain aru küll, aga mul ei jää mitte midagi meelde. Sest et tuleb meelde tuletada, kuidas see on, et sa nagu analüüsid läbi ja lood seoseid, et siis jäävad asjad meelde. Ja sa ise just ütlesid, et aju on lihas. Jah, treenimata. Ta ei treeni, siis ju ei jäägi. Absoluutselt. Ja tänapäeval ei ole ju vaja ka, vaata, kõik on ju poole sekundi kaugusel, et tee lahti ja vaata. Küsi, aga muudku AI käest nõu on ju, kuidas ma suppi keedan ja kuidas ma vanam ravin on ju. Ja seda me ei taha. Me ei lasta olla meil abiks, aga tegelikult peame ise ka õppima, kui seda aju nagu hoidma töös on ju. Ja mitte sellepärast, et scrollida, vaid sellepärast, et päriselt nagu analüüsida ja mõelda midagi on ju. Ehk siis plaan on ka näiteks see, et ühel kenal hetkel meil võiks tulla rääkima karjäärinõustaja keegi, mida Töötukassa pakub näiteks ka töötavale inimesele võimaluse minna ja analüüsida, mis tema ressursid ja oskused on ju ja mida ta võiks ümber õppida või midagi. Kõik arvavad, et peab selleks töötu olema, ei pea. Jälle, meil on teenus olemas on ju. Miks me ei kasuta seda? Ja kuna ikkagi väga suur osa, ma just ükspäev vaatasin, et meil oli vist äkki 1004 täiendkursust oli tasut. Pakkumises ühel hetkel nagu riigi poolt, kutseasutustes. Ja kuna kutsesüsteemi tehakse ümber, siis ilmselt on koht ka nagu vanematele inimestele, mitte ainult otse koolist noortele on ju. Ja miks mitte õppida näiteks, ma ei tea, pehme mööbli tegijaks, nagu mul üks hea grupiõde õppis, ütles, ta ei ole veel seda tööd teinud, aga ta õppis selle ja ta sai selgeks, et kodus nüüd on vaja midagi restaureerida, siis ta ilmselt teab, kuidas teha. Kas sul pehme mööbel tuli meelde siit sellest lahedast stuudiost, kus me oleme polsterdad? Tõsiselt, see on niisugune tunne, siin võiks rahulikult vastu seinu joosta, midagi ei juhtu. Aga nurgad ei ole õnneks ümmargused, nii et seda me ei karda. Et meid ei ole ära seotud siia. Ehk siis teema on ju selles, et tervis on muidugi oluline, aga tervise podcastid ja asjad on juba olemas kõik, aga nüüd me räägime ka enesearengust ja me räägime sellest, et mis päriselt nagu on vaja ja meil on vaja tegelikult õppida, meil on vaja sotsialiseeruda ja miks ka mitte näiteks läbi lugude rääkida, kuidas kellelgi on hästi või halvasti läinud. Ehk siis üks mõte, mis ma olen ka sulle ju esitanud, oli see, et kui see podcast hakkakski minema läbi lugude, et mitte midagi, et see podcast ei ole meist sinuga. Ja seda me ei tahtnudki ju, et see mingil juhul ei oleks meist sinuga. Et me võime ka rääkida, kui vaja on kunagi kuskil, aga me tahaks inimesi siia saada, kes oskavad oma lugusid, oskavadki rääkida oma lugu, aga et tuua selle, et keegi tunneks ära, et tema ju sai hakkama, et miks mina ei saa, on ju. Et võt siuksed suured mõtted. Nii et äkki see ikkagi läheb käima, aga vaatame, mis me teha saame, on ju. Vot, kas sul on veel mõni mõte näiteks, mis võiks olla teemaks, kui me hakkame nagu rohkem süvenema nendesse asjadesse?
no sa tead, mul täna mõtted on praegu ainult lapsel. No oota, aga räägi sellest. Teeme kohe esimese teema, mis nüüd saab, kui nüüd saab kohe vanaemaks saanud, mis siis sinu elus muutub? See on muideks ülihea küsimus selleks, et ma just praegu ütlesin, kui ma siia tulin, ära ütlesin oma stuudios Santale, kes jäi stuudiosse istuma, ütlesin, et see on täitsa uskumatu, et ma olen ju nagu 9 kuud nüüd teadnud põhimõtteliselt, no okei, 8. Ma arvasin natuke varem ära, kui nad mulle isegi rääkisid, on ju, aga põhimõtteliselt 8 kuud teadnud, et ma hakkan kohe-kohe vanaemaks saama ja ma olen praegu selline, mul enam-vähem tuli pisar silma, kui ma ütlesin, et võib-olla juba hakkab looma veel, ei tea, on ju, siis nad, noored on ju, see on nende elu, see on nende kõige tähtsam hetk, on ju praeguses hetkes, ma ei saa segada ka liiga ja siis sa lihtsalt elad kaasa siin ja ootad, aga selline, ma arvan, et selline suur õnnemull on ilmselt see tunne, mis mul praegu nagu on ja kuidagi ma mõtlesin, vaata tookord, kui ma eelmine kord rääkisime, siis ma ütlesin ka seda, et tegelikult see siuke kapist välja tulemine ja et ma julgelt ütlen, et kuule, et olengi 50+, et so what, et ma ei teagi, kas see oli otsapidi ka seotud sellega, et vaata, kui ma järsku sain teada, et ma saan vanaemaks, et see tundus nagu nii äge. Ma ju isegi ütlesin kellegile, ma defineerisin seda sõnadega, et mul tuli siuke tunne, et kõik mu siianine elu on olnud nagu ettevalmistus selleks maailma kõige tähtsamaks tööks. Ja ma ei tea, asjad loksusid kuidagi jube kihvtilt nagu paika. Et ei tulnud mitte mingit sellist nagu, ma ei tea, hirmu või õudust või et appi, et nüüd ma saan vanaemaks. Ma nagu, eesti keeles see sõna on kuidagi nii huvitav, et seal ongi see vana on nagu sees, aga kui selle peale mitte mõelda ja mul veel ju on selles mõttes ka lahe, et minust tuleb ju mummi. Et ma ei pea selle vana ema sõnale kogu aeg mõtlema. Nii et nagu see on kuidagi nii lahe ja kuidagi see selline, ma ei oskagi öelda, see siuke generatsioonide nagu vahe, et mul on ju, meid on siis nagu, me ootame sealt nii-öelda tüdrukut tulemas, on ju 100% ei või kindel olla, aga siis meid oleks nagu 4 generatsiooni naisi, on ju, et minu ema, minu tütar ja siis tema tütar, et see on kuidagi mingi täiesti selline uutmoodi energia ja uutmoodi jõud, mida ma nagu tunnen ja mis tuleb nagu ja kuna mul ei ole ta veel niimoodi käes, siis ma isegi ei oska kirjeldada seda, aga see võtab nagu sõnatuks ja kuidagi jalutuks lausa see õnnetunne juba nagu ette, on ju, et see on kuidagi nii äge. Jah, ja mõtle, sina ei pidanud midagi selleks tegema. Jah, see ka veel, et sai omal ajal natuke ikka tehtud. No jah, aga hetkel praegu sa ei pidanud vaeva nägema, on ju. No võt, ja näiteks selline asi tulebki ju 50+ inimestel üsna tihti, on ju. Ja see muudabki elu, aga ega see ei tähenda seda, et oma elu elamata jääb, eks ole, ja mida iseseisvam ja nagu vitaalsem sa oled, eks ole, seda rohkem sa saad ka panustada oma lapselapsesse, on ju. Ma arvan küll, et vaata, ja see tekibki nagu see tunne, et nagu kuidagi see, et sa pead nagu ka enda eest vaata hoolitsema, on ju, et ongi, et tervis on üks, mis sa seal ära mainisid ja ma arvan, et ma ei tea, mul tuleb võib-olla, ma olen ka suht õnnelik inimene selles mõttes olnud, et ma ei ole veel oma perearstigi juures käinud, et ma isegi nii-öelda ei tunne teda, aga ei ole lihtsalt vaja olnud, et tohutult vedanud, on ju, aga nagu seda mõeldes, et ikkagi nagu seda oleme pidanud hakkama kõik mõtlema, et mis ma ise nüüd siis teha saan siin elus, et ikkagi nagu terve püsida ja nagu, ma ei tea, siuke säilitada see vitaalsus on nagu elujõud, on ju, et aga mina ju veel pean ka hästi oluliseks seda elurõõmu ja vaata kõike seda poolt, et ma olen ju praegu nagu teinud hästi palju asju sellega, et mul on ju, endal on elutoas see suur silt väljas, et you more of what makes you happy ja kuidagi nagu täiesti selle tähe all tegelikult elanud, ütleme üsna pikalt, üsna kaua ja kuidagi ma arvan, et see on üks, mis nagu sükest rõõmu toob ja seda oleks ka nagu väga kihvt. Ja täpsustame siin juures igaks juhuks, et see, et su perearsti ei tunne, ei tähenda seda, et sa pole kunagi arsti juures käinud, vaid sa elasid mingi aeg välismaal ja tulid Eestisse ja nüüd sa ei ole jõudnud oma perearsti juurde, eks ole, mulle jääb mulje, et sa oled... Ma pole üldse arsti juurde, jaa, see on tõsi ja ma olin Eestist ära mingi 30 aastat peaaegu olin ära ja nüüd ma olen ainult mõned aastad tagasi olnud ja veel ei ole vaja läinud, aga ma olen ikka kuhugile kirjutanud küll, et kuskil mingi perearsti e-maili aadress on olemas. No näed, see on juba esim samm. Üldse hull. No võt. Ja see on jälle toredasti, sinul on
on siis sellega kõik hästi, on ju. Ja ei saa mina ka väga kurta, et väga haige oleks, aga aeg-ajalt ikka tuleb käia ja kontrollida, on ju. Ja muidugi, noh, me teame kõik seda, et liikuma peab, on ju. Ja me ka väga kõvasti eirame seda, sellepärast, et noh, on tähtsavaid asju, mis on vaja teha. Ära räägi, mul on ikka tagumik täitsa valus, ma käisin jälle kuskil pilateses lauda liigutamas. No näed, väga tore. Et kõik need asjad kokku on ju ja loomulikult arusaadav, et keegi ei tõuse hommikul üles ja ei hakka 100% teistmoodi elu elama. On ju? Aga mõte ju sellel meie podcastil ongi see, et läbi lugude anda inimestele seda motivatsiooni, et proovida asju, sest mina tean seda, et minu elus on asjad siis paika loksunud, kui ma olen hakanud katsetama. Vahest see on natuke kulukas, sest mõni asi on tasuline ja siis ma teen mingi asja ära, saan aru, et see ei ole minu oma. Aga ma nii kaua kompan, kui ma leian selle õige nagu üles vaatad, sest mõtle, kui palju valikuid, me oleme üsna kinni, et me teame, mida meil vaja on. Et noh, see on see, mis mind õnnelikuks teeb, aga sa oled ikka kindel, et teeb, on ju. Võib-olla vaata natukene mujale ka, on ju. Aga lood on ju need, mis panevad ju mõtlema, et ahah, selline asi ka veel olemas ja et äkki ma proovin seda ja uurin, mis sellega on ju. Ehk siis loodetavasti me leiame siia toredaid vestluskaaslasi, on ju. Ja katsume tuua erinevatest ja mehi ka, mis saab natuke raske vist olemas, mehed on väga tagasihoidlikud või tead sa mõnda väga siukest julget meest? Mõnda ikka tean, üle kontrollida, kas nad ikka 50 on või? Seda ka. Aga me võtame ikka klubisse neid ka, kellel juba nii-öelda nagu peaaegu käega katsutav see asi on. Jah, sest nad on ennetus, selle nimi on ennetus, on ju. Et mul on ka mingid häid mõtteid alates tohtritest kuni lõpetades koolitajateni ja võib-olla lihtsalt toredate inimesteni, kellel on elus olnud raske, kes on sellest läbi tulnud. Sest et igal vanusel on omad väljakutsed ja mulle meeldiks, kui inimene, kes mulle räägib oma lugu, et ma samastun vähemalt ealiselt enam-vähem temaga, on ju. Sest et noored on noored, nendel on oma maailm, on ju. No võt, aga... Sulle meelde ikka kõrvalt, et mäletad, et ma olen ka noor, ma olen lihtsalt natuke rohkem kogenud noor. Õigus, jah, need tavalised noorem, väiksema kogemuspagasiga. Jah, õigus, me oleme noored, aga suurema kogemuspagasiga. Et vaatame siis, kuhu see viib meid ja ma lasen siia videosse alla panna ka mingisuguse meiliaadressi, midagi, kellelgi on mingid ideid ja küsimusi, siis võib ju meile kirjutada. Sest me hea meelega võtaksime vastu teemad ja teemad järgi see, mida keegi tahaks kuulata, on ju. Meie võime ju tahta ühte asja, aga selle mõte ei ole see, et meie saame lugusid kuulda, meie tahaksime, et teised inimesed saaks kasu siit, on ju. Me tahaks nagu jagada neid lugusid ja ma arvan, et eelkõige ma nagu ise mõtlen, et miks mina üldse suga nagu kampa lõin ja miks mulle see meeldis, on see, et ma millegipärast arvan, et neid selliseid, kes ei ole veel kapist välja tulnud, nii nagu mina tulin ja ütlesin, et ma olen 54, on ju, et ma arvan, et neid on teisi ka, et see ongi kuidagi selline tunne, et tulebki seda nagu julgelt teha ja kuidagi nagu tahaks nagu innustada, tahaks nagu kannustada kõiki, et tegelikult selle numbriga ei lõppe asi ära, et hästi palju on nagu asju ees ja hästi palju kõike nagu ägedat ja kuidagi see ma ei tea ikkagi kuidagi see tarkus ja see, mis meisse nagu on kogunenud, et kuidas me seda saaks nagu nüüd mõistlikult ära kasutada ja veel nagu tehagi ainult nagu ägedaid asju ja ütleme neid valikuid ja kõiki neid, ma arvan, et igaüks ennast kuulates on ju, aga elada ikka sükest nagu, ma ei tea, elada täiega, täisväärtuslikku kõlab nagu niimoodi, et tuleks nagu öelda, et aga nii, mina ütlen ikka, et nagu elada süke täiega, et nautida seda, mida teha ja kuidagi sükest kirge ja kõike seda alles hoida, et selle tegevuse juures, mida me teeme ja mida me teha saame, et ma arvan, et see on nagu ülioluline. Just, ja siis püsime veel kauem noorena, on ju? Jah. Aitäh, et aega leidsid! Aitäh sulle ka! Jah, tšau! Tšau!